Biofire on siis esimene Eesti ettevõte, kes toodab keelmasskompositsioone ajujahil tutvustama oma innovatiivset ja uudset süütekeeli. Tere! Ma annan teile 30 sekundit. Olete süüdanud kindlasti kaminat, olete kindlasti pannud grilli põlema, kindlasti ka saunahju tuld teinud. Ja võin kindel olla, et olete korra selle protsessi käigus ka näppu ära kõrvetanud, nagu juhtus minuga eelmisel laupäeval. Oleme tootnud koos oma tiimiga siis loodussäästva, mugava, ohutu ning mis kõige tähtsam käepärase süütekeeli, millega on siis lihtne süüdata grilli, kaminat, kuid samas ka väga edukalt saunahju. Meie toode baseerub taastuvatel energiaallikatel. Põhiline on bioetanol. Ja oleme liikumas ka sinna poole, et meie toode kogu komplekssus oleks taastuv, ehk sa saaksid selle toote kasutamise lõpus ära põletada selle pakendi, ehk siis jääk on 0. Kui nüüd rääkida tootest endast, siis toote põlemisprotsessi käigus ega põlemisjärgselt tekib täpselt 0 jääki. Seepärast on ka see grillimiseks ideaalne, ei sisalda kemikaale ja on ohutu tervisele täiesti. Te ei ole tähelepanu, siis asjad on olemas, süütevedelikud on kõik kohad täis. Süütevedelik, naftakeemia baasil süütevedelik on olemas. Number 1, nagu ma ütlesin, see sisaldab keemiat. Number 2, sellega ei tohi ja ei saa ahju ega kaminat süüdata. Ehk kui lõpeb ära grillihooaeg, siis te panete selle ilusti seisma garaaži nurka näiteks. Kui palju see maksab? Selle hind tuleb 3,99. Kui mitu korda ma seda kasutada saan? Seda saab kasutada 7 korda rohkem kui tänased alternatiivid. Mitu korda ma seda kasutada saan? Seda saab kasutada kamina süütamisel, ahju süütamisel, 500 milli pakend, 30-40 korda rahulikult. Palju siis ühe korra süütamine läheb maksma mulle? Ühe korra süütamine läheb maksma eurosentides, kogused saad sa saunahju põlema 5 millilitriga. Eurosendid tunduvad väike summa, 99 eurosenti on väga palju, kui mul läheb maksma. Mina ei öelnud, et te ei ole arvutisi teinudki veel, jah? Oleme arvutisi teinud. Palju läheb maksma üks süüde? Ütleme 0,3 senti. Miks ma peaksin seda tahtma suvisel grillio ajal, kui te seda massiga ei müü, ei ole teil võimalik midagi toota? Plaanimegi seda massiga müüa ja tänased kogemused on näidanud seda, et tagasiside on üdini positiivne. Seda on testinud päris tugevasti Eesti Grilliliit, kes on andnud siis oma märgise meile ja võime seda kasutada. Oleme ka süütepartner igal järgneval suurel festivalil. Sa pead seda toodet lihtsalt ise kasutama. See efekt... Midagi ma ei pea kasutama. Ma panen niisama kamina, panen ajalehega, põleb sama hästi. Ma ei maksa teile mitte ühtegi senti. Aga ma olen ajalehest tuleb samuti maksta. Ma olen täiesti kindel, et kui seda toodet korra kasutate, siis tekib see vajadus seda kasutada. Ma arvan, te rõhute sellise keskkonnateadlikkusel, kui palju on üldse meil selliseid inimesi, kes nagu selle tõesti tähelepanu pööravad. Neid on võib-olla elanikkonnas heal juhul 10%, aga ma arvan palju vähem. Keskkonnateadlikkusel tuleb rõhuda, et see on ju meie tulevik, kus see toode on tõesti loodust ja mis kõige tähtsam inimtervist säästev, siis peab selle rõhuma, millele muule. Kes see tegema hakkab? Meil on ka tootmiseks sõlmitud massleping. Ärge mikriga vastu, natuke oleks siia poole, et see müdisem, jah? Kes see tootma hakkab? Et meil on täna tootmiseks sõlmitud massleping. Kahjuks ma ei saa selle tootja nime öelda, kuna me teeme ka Kahasse Kaitseväe Kaitseliiduga koostööd, siis seal valdkonnas toidu soojendamiseks kompaktse lahenduse leidmiseks. Kas materjalid, millest seda tehakse, tulevad Eestist ja tootmine on Eestis? Materjali tootmine on Eestis. Millal ma võiksin seda näha? Näha saab kohe, poest osta saab seda, me rihime mai algusesse, ehk siis vahetult enne grillihooaega. Miks te ajujalt raha tahate saada, kui see asi on valmis? Tehke ja müüge seda. Just nimelt, et selle ma tahtsingi jõuda, et see toode, see, mis pakendisse läheb, on meil just valmis, kuigi me oleme seda toodet parendanud, selle toote omadusi parendanud. Meil on olemas pakendi prototüüp, kuid meil on abi vaja igas muus järgnevas etapis. Ehk siis turundus, reklaam, kuidas siseneda jaemüüki, kuidas siseneda hulgimüüki, kuidas välja oma toodet müüa, kõik see on meil ees alles. Eestis enam ei ole suve, juunis saab meil tavaliselt lund, see aeg, mille seda kasutada saab, piirdub võib-olla paari kuuga, kamina omanik on kindlasti väga vähe, turg on liiga väike, te ei suuda mitte mingit kasumit teenima. Võin sulle ette öelda, et selleks suveks ennustatakse kõige soojamat suve, et ma loodan, et meie ajastus on õige. Ja kui lõpeb ära grillimise hooaeg, järgneb sellele kütmise hooaeg, nii et see toode on aastaringselt kasutatav. Aitäh! Aitäh!